Kuradi 8 miljardit dollarit. Kas sa Serjoga kujutad ette, kui palju kartulit saaks selles? Ma usun, et selle ees saaks väga palju kartuleid. Mina ütlen ausalt, mina kujutan, ma arvan, et see isegi see katab rohkem, kui terve Eesti pindala on. Ma oleks arvatavasti Aafrika kõige ihaldusväärsem mees, kui mul oleks 8 miljardist kartuleid. Mis sa teeksid, kui sul oleks 8 miljardit? Mis ma teeksid, kui mul oleks 8 miljardit või 8 miljardist kartuleid? 8 miljardit dollarit. Ma arvan, et elaksin oma elu täpselt nii, nagu vaja oleks. Ma ostaks kartulit ja viina ja külmrelvi sinu soovitusele. No siis ostaks vist tulirelvi ikkagi, aga mina näiteks kasutaks seda efektiivselt, et on ju, et inimene saab korraga transportida ainult teatud koguse kartuleid, eks ole. Just. Sa lähed poodi, sa ostad kartulit, laad auto täis ja sõidad tagasi koju, paned keldris. Kartul on tähtis, see on loogiline, see on lihtne. Kapitani ideed, see on esiteks ökosäästlik ja pluss saad vormi. Et sellel teedile ma jääks truuks ikkagi, et isegi kui miljardär oleks. Aga aeg on raha. Me muutume vanemaks, keegi meist ei ela nagu lõpmatuseni. Seega, ma arvan, et väga mõistlik ja loogiline oleks, kui ma ostaks Lamborghini, et sellega käia kartuleid ostmas. Et saaks kiiremini edasi-tagasi poodi. See oleks suurepärane idee, et võib-olla ka äkki helikopter. Võib-olla ka helikopter kartuliveoks. Ja sinna teeks kartulilogod peale. Ja siis kui tahaks teistest riikidest kartuleid tuua, siis võib-olla ballistilisi rakette natuke soetada. Serjoga, kujutad ette, sul on helikopter, suur kartulilogo on peale. Nagu visualiseeri seda, ürita ette kujutada sükene helikopter, eks ole. Nii. Kujutad ette, nii. Siis inimesed tänava peal vaatab, mingi laps võtab jumalt kinni. Emme, vaata, kas see on lind, kas see on lennuk, kas see on superkangelane? Ei, see on kartul.